Tere õhtust, lugupeetud televaatajad, Aktuaalne kaamera alustab erakorraliste uudistega. Nimelt on Keskkriminaalpolitsei algatanud kriminaalasja Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmete osas paragrahv 168 alusel agitatsiooni ning põhiseadusliku korra vastases tegevuses. Kahtlustuse on saanud juhatuse esimees Erik Roose, juhatuse liikmed Tiina Kaalep, Toomas Luhats, Mart Luik ja Joel Sarv. Nimelt sätestab Eesti Rahvusringhäälingu seadus, et selle seaduse eesmärk on paragrahv 4 alusel aidata kaasa Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele, kusjuures ta peab lähtuma oma tegevuses vaid üksnes seaduse nõuetust. Ja seda ongi neile ette heidetud. Ja Keskkriminaalpolitsei leiab, et nad on rikkunud siis põhiseaduse paragrahvi 27, perekond on ühiskonna alusena riigi kaitse all, paragrahvi 22, süütuse presumptsioon, paragrahvi 44, igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitavat informatsiooni ja paragrahvi 45, igaüks võib vabalt levitada oma arvamusi ja veendumusi. Nüüd aga jätkame teistel teemadel. Loomulikult ei ole see tõele vastav uudis, kuid ega see olukord ei muutugi enne, kui Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus on kukkunud. Aga küsimus on äärmiselt tõsine, sellepärast et kui juba selline mees Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest võitlenud Rein Veidemann julgetakse tühistada selle eest, et ta mõistab hukka ja avaldab arvamust selle kohta, et isadepäeval eetris olnud kahe isa ja ostetud laste osas ei ole kõige õigem ja sobivam koht, siis me olemegi juba sellel teel, et sõnavabadus tegelikult on piiratud. Kusjuures need, kes hukka mõistsid, need juhatuse liikmed, need mängisid sellel alas liivakastis, kui Rein Veidemann neid tegusid tegi, millest on mitmeid riiklikke autasusid saanud. Ja muidugi ka veel see asjaolu, et ERR paiskab eetrisse infot, rikkudes süütuse presumptsiooni nõudeid, eirates faktiväited ja luues niimoodi ebaõige kuvandi inimestest, keda tegelikult kohtus veel süüdi mõistetud ei ole. Ja kus see kõik idee tuleb? Idee tuleb valitsuselt, kes saab juhised Brüsselist. Ja täiesti uskumatu, detsembrikuus toimusid ju mitu nädalat Brüsselis põllumeeste meeleavaldused, kus põlesid autokummid, kus toimusid kähmlused politsei ja põllumeeste vahel, kus väljendati tohutut hukkamõistu von der Leyeni poliitika ja tegevuse üle, selle kohta ERR-is mitte üht sõnagi. Ainult see väike uudis kuskilt Taiwani saarelt, et seal üks tegelane pussitas 5 inimest. Ja siit me jõuamegi tegelikult siia kohta, mida on väga hea iseloomustada 3. Reichi propagandaminister Joseph Goebbelsi sõnadega, et see on propaganda ehk propagandasõda. Anda inimestele eksitavat teadet, jätta paljut infot rääkimata, moonutada teise poole infot, sest niimoodi on võimalik võita rahva poolehoidu. Ja seda kasutatakse elanikkonna mõjutamiseks ja käitumisele suunamiseks. Nii et kui vanasti öeldi, et televiisor räägib tõtt, siis ERR-i puhul see enam ei kehti. Aga ma usun, et see olukord ei kesta enam kaua, vahetub valitsus ja ilmselgelt tuleb välja vahetada ka ERR-i juhatus. Soovin omalt poolt teile kõigile toredat aastat ja ma olen veendunud, et meie elu läheb paremaks. Aitäh kuulemast!